Tuli vaba! Mai eelviimasel päeval algab siinsamas Võrumaal Võru ja Rõuge valdade aladel Naiskodukaitse koormusmatk. Järjekorras 29. ja rajale sööstab lausa 60 võimast Eesti naist. 15 võistkonda, 13 ringkonda. Kes tuleb parimana välja, see selgub 2 päeva pärast. Vapparaid võistlejaid ootas ees 16 erinevat katsumust. Nende hulgas koormusmatka traditsioonilisteks osadeks saanud meditsiini, side ja luure ülesanded. Esimese proovikivina tuli teravad silma ja külma närvi üles näidata laskmises. Jah, esimene ülesanne tehtud. Lehele sai pihta ja prillid läks uduseks. Esmakordne kogemus. Varem laskmisel pole nii olnud, nii et väga-väga huvitav jällegi. See ongi Naiskodukaitse koormusmatka, et iga kord on alati midagi uut. Nii et jah, nüüd edasi järgmisesse punkti ja siis juba finiš paistab, on ju? Muidugi. Jaa! Stardiõhtu optimismi kergitasid ka soodsaks pöördunud ilmaolud ning enesekindlust lisas tugev ettevalmistus. Naiskodukaitse koormusmatkale mütsiga lööma ei tulda. See on Kaitseliidu naisorganisatsiooni kõige raskem patrullvõistlus. Seda enam on hea meel iga naiskodukaitse üle, kes just Võrumaal oma koormusmatka tuleristsed said. Ma ootan seda, et saaksin uusi kogemusi, õpin kõrvalt väga hoolega, et kuidas see asi siin käib. Ja siis teine asi, mida ma kindlasti tahaks tõestada iseendale, et ma olen selleks suuteline. Et 24 tunni koormusmatka ma olen teinud, aga 48 on midagi uut minu jaoks. Et vaatame, kuidas see kord läheb. Tähelepanu. Kusti laseb. Möödas va? Pihtas. Siin Võrumaa võrratute metsade vahel käib Naiskodukaitse koormusmatk järjekorras 29. ja võistlus on käinud praeguseks hetkeks juba umbes täpselt 16 tundi, mis toimub ühel ootealal. Vaadake ise. Kaarti lugedes ja vaenlase eest varjudes tuli naistel sel korral läbida umbes 70 kilomeetrit. Väga palju sellest, mis rajal toimus, jääbki igavesest ajast igavesti ainult osalejate endi teada. Eneseületus on selle mõõduvõtu kindel märksõna, ometi kohtas ka teisel õhtul rõõmsaid nägusid. Kuidas saarlased end kaugel Võrumaa kuplite vahel tundsid? Jah, ega neid künkaid ole natuke rohkem kui veel mugavustsoonis nagu. Aga tegelikult minu meelest need künkad on pigem need, mida me otsime, kuna praegu on nii palju niiskust, et siis orus ei tahagi käia, sest seal on soo, et siis me otsime just meile need künkad nagu pigem meeldivad vähemalt hetkel. Ma arvan, et ja peaks ütlema tegelikult, et meeleolu on just vastupidi, et kui maastik on üles ja alla, siis meeleolu on kuidagi üsna stabiilne püsinud sel korral, et päris hästi. Stabiilselt hea. Jah, stabiilselt hea. 10 minutit vett ja vilet ja siis juba päris viimane mäkketõus ehk lõpujooks üle puujuurikate ning stopper kinni. Niimoodi kõlab rõõm finišeerimisest ja unistused sellest, mis igapäevaelus on nii tavaline ja alati käeulatuses. Mida praegu kõige rohkem tahaks? Purksi. Latet. Seda oleks küll tegelikult. Mina tahan latet. Purksi tahaks küll, jah. Ja riideid vahetada. Pestu tahaks. Pesus ära käia ja magada võiks ka natukene. Jah. Kõike natuke. Mida rajal ei saanud? Finišisse jõudis 13 võistkonda. Nende hulgas 0 tiimina startinud kodutütred ja 2 võistkonda punktiarvestuse väliselt. 2 võistkonda olid sunnitud katkestama. 3. kohale tuli Saaremaa ringkonna võistkond koosseisus Emilia Rosenkron, Brita Laht, Maarja Langus, Elisa Mägi, esindaja Aire Järv. 2. koha saavutas Pärnumaa ringkonna võistkond koosseisus Maret Kaljulaid, Annika Mõttus, Airin Laasma, Airi Talumets, esindaja Kristina Kallaste. Võidukarika viis endaga koju Rapla ringkonna esimene võistkond koosseisus Evelin Kold, Eneli Lõhmus, Reelika Rohuste ja Triin Tähtla, esindaja Eduard Meresmäe. Kuldmedal ei tule pingutuseta. Võidukad naised alustasid ettevalmistusi juba detsembris, kuid edu pant peitub mitte tehnikas, vaid hoopiski muus. Koostöö. Et me tunneme juba üksteist nii kaua, et tunneme nii palju, et me saame ikkagi huumoriga ka väga palju. No ei saa üksteise peale pahaseks ja tulebki midagi valesti.
toetame üksteist. ja vaata, just ongi ja ülesannetes ka, eks ju, et juba jagame ette ära, et kes mida, aga siis tegelikult teinekord ikka läheb teistmoodi, aga vähemalt mõtleme läbi, et kes on mingis teemas tugevam, kes teises teemas tugevam, et kuidagi saame jagada ja see on nagu hästi oluline, et ühtne tiim oleks. Ühtne tiim jah, et me oleme nii palju igalt poolt juba koos läbi käinud, et me juba teame üksteist hästi. Lõpp hea, kõik hea. Nagu ütles Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming lõpurivistusel osalejatele saadetud videoläkituses. Teie tajute täna seda, mida tähendab oma varjust üle hüppamine. Te olete kõik ühtviisi võitjad, sest juba starti tulemine oli eneseületus, finišeerimisest rääkimata.